selle lepapõõsa poole, vaata, seal on üks post. Ja, ma püüan. Selle posti juurde. Vana aiapost on. Vasakule. Mõtsküla Paulile mõõdetakse täna hommikul tagasi tema Soesaadu talumaid. Jaa! Tõmme! 1991. aasta Eestis on maa mõõtmiste ja mõõduvõtmiste aasta. Maareformi seadust õieti veel pole. Aga maa ei salli neid, kes tahavad nokitseda vaid poole südamega. Maa nõuab inimestelt kogu hinge ja hoole, kogu tööjõu ja armastuse. Ja nii muutub maa isand oma maaorjaks. Kõik teisiti olijad on nagu kuivanud sõnnik, mille esimene torm pühib minema ja kannab ei miskiks laiali. Ei korgas, lähme edasi. Sa võtad ise sealt selle tikku ligi, jah? Ei võtta midagi. Kogu nõukogude sotsialistlikus Eestis käib maareformi tegelik ellurakendamine. Põldudele ilmuvad uued piiritähised, mis näitavad uute talundite asukohti. Üksmeelselt ollakse vaimustatud sellest enamlikust maareformist, mis kaotab maaga hangeldamise ning võimaldab tegelikutel põllupidajatel töötada omal põllul. Sellest kohmetuvast 40 aasta uusmasaajast ei saa peremeest. Peale tulev sõda ja nõndanimetatud kollektiviseerimine lõpetavad siinse stalinistliku liturgia kiiresti. Ainult et aastasadadega loodud talupoja kultuurilt on võetud põhi. Peremees lakkab olemast. Nad nimetavad end ise maarahvaks, kokku 450 000 inimest. Mis puutub vaimsesse kultuuri, siis ületab enamik Euroopa rahvaid neid kaugelt, sest väga vähesed eestlased on kirjutama õppinud. Peamiselt hangivad nad elatist põlluharimisega. Äsja kõlanud ridade kirjutamise aegu oskas lugeda üle poolte eestlastest. Ilmunud oli juba esimene eestikeelne ajakiri ja eestikeelne piibel. Enamik eestlasi on keskmist kasvu, nagu on enamasti üsna turd, loid, märkimisväärsete näojoonteta ja kahvatu, temperament üldiselt flegmaatiline. Nad on kavalad, võltsid, tülinorijad, tõrksad, kättemaksuhimulised, ninatargad ja kahjurõõmsad, eriti just sakslaste vastu. Eestimaa tütarlaps on elavam, hoogsam, tööd tehes rõõmsam ja armastab seejuures laulda. Õlkatusega ja korstnateta onnides elutsevad koos kitsede ja vasikatega tahmunud eestlased, kelle pulstunud sorakil juuksed ulatuvad vööni. See on üks karmi teoorjusega koormatud orjarahvas. Just Põhjasõja järgsest pimedast orjaööst säravad vastu rahvaluule 100 000 kirja pandud leheküljed laule, müüte, ballaade, vanasõnu, mõistatusi ja mis kõik veel. Väsinud orjarahvas pidi küll erakordse eluvõimega olema. Pole kuulnud 20-tunnise tööpäevaga traktoristi luule kogudest. Või polnudki see orjaöö nii sünge? Sõda kõrvetas nurmed, nälg ja katk kurnasid rahvast ja härraste põlde niisutasid talupoegade verised pisarad. Täielik paradoks. Balti mõisnike range isolatsioonipoliitika, Balti erikord, kui soovite apartheid, on andnudki võimaluse Eesti rahval püsima jääda. Kus on vadjarahvas, kus teised? Ent siiski arvatakse, et pole kasulik jätta neile palju vabadust ja raha. Nad võiksid liiga trotslikuks muutuda, sest neil on ikka veel meeles, et see maa kuulus nende esivanematele, kes aga heideti siis alla sakslaste poolt ja tehti orjadeks. Vabatalupoeg Vahakoorma Andres ostab 1628. aastal 2 Adramaa suuruse libliku maa.
Tema on teadaolevalt esimene Eesti soost maaostja. Massilise talude ostmiseni jääb veel oma 250 aastat. Ja mitte alati ei tule ostualgatus eestlasest talupojalt, hoolimata tema maa näljast. Vaevaliselt võtame täna veel omaks mõisa ja kiriku positiivse mõju talude päriseks ostmisel. Nii või teisiti orjast sünnib peremees. Selleks ajaks on kirjaoskus Eestis sama, mis Saksa, Rootsi, Soome ja Inglismaal üleüldine. Venemaal 28%. Kas mitte see ei kukutanud läbi Stolõpini talureforme? Lauaveduliivad, käisin Valtus veskil, künd ja toimetused, hobuse ruunamine, sõnniku künd, parandan tuulamismasinat, hernekaerakülv kesale, kartulimaa vedrutamine, kartulipanek, noore memis paaritatud, vedasin aiaposte, eit käis kõpul, palgi vedumetsast, poiss. 362 aastat esimesest taluostjast Vahakoorma Andresest hiljem võtab noor mees Rain Roosild endale 30 hektarit põldu ja 10 metsa. Maa saab jälle peremehe ja põllud saavad jälle nimed. Selle põllu nimi on Verevainu põld. Siin toimus kunagi lahing, oli vist venelaste ning Eesti muinaseestlaste vahel. Ja oli väga verine taplus, sellest on ka tema nimi jäänud rahvasuus. Eesti ajal oli siin karjamaad. Inimesed tegid siin omale heina selle maa pealt, aga nüüd siis, kui tulid siin nõukogude aeg hakkasid siin massiivistamine hakkas pihta ja nad tahtsid seda üles künda, põldu, maaparandust teha. Maaparandus oli siin nüüd 2 korda oli. Üks kord oli 60. aastate lõpus, siis oli 74 ja nüüd siis tehti 3. kord eelmine aasta, see on siis 1990. Ja nüüd pead ise edasi parandama. Ja siis tuleb teha selliste rabatraktoritega, teda harida nii ja valida seda soodsat momenti. Igal tükikesel siin on oma moment, millal võib peale minna. Kui ta liiga ära kuivab, siis enam ei hakka peale, kuna maa on savine. Kas siis paremaid maatükke uustalunikele anda ei olnud, kui need rabaäärsed kuumaastikud? Nüüd vahepeal läks asi paremaks, hakati andma paremaid tükke, täitsa korralikke maid. Aga esimestele ei antud, nad arvasid niimoodi, et kõigepealt ikka anda need kehvemad maad ära ja alles siis, kui ilmuvad pärijad välja ja siis antakse paremaid maid. Mina olen üks esimesi siin Rapla rajoonis. Rain teeb piimandustalu. Need kehvad maad tahavad palju sõnnikut. Kuuldes Kööran Rausi oma kauaaegse kolleegi otsusest talunikuks hakata, olin üllatunud. Kõrgharidusega tehnikaspets on ta nagu üdini linnamees. Siin ma olen sündinud ja kasvanud kuni 7. eluaastani ja kui nüüd tekkis meeldiv võimalus koju tagasi tulla, siis ma otsustasin selle kohe ära kasutada. Ikkagi oma sünnikodu on nagu armas ja kuna linnas on ka küllalt elatud ja seal kivipunkrites ei taha nagu enam elada, siis siin on ikkagi nagu vabadust rohkem ja oma kodukant, nagu ma ütlesin. Kelle maja see siin on siis, sinu see sünnikodu? Selle maja on ehitanud minu vana onu. Mis mees ta oli? Tegeles talutööga ja paralleelselt veel tegid siin mingisugust linaäri ja lausa eksportisid lina. Nii et ilmselt jõukus läks suuremaks ja siis tehti säärane küllalt luksuslik maja siia. Maad oli 92 hektarit ja peale selle oli eraldi seisvat metsa ligi 400 hektarit. Esialgu ma võtsin 20 hektarit, aga tulevikus ma võtan ilmselt kõik tagasi, kui juba pojad hakkavad ka nagu asjaga tegelema, ma loodan. Aga oli sul põllupidamise kogemusi, kuidas sa julgesid siia tulla? Eks ta julge temp oli jah. Päris muidugi mööda ma ei olnud põllumajandusest käinud. On saanud künda ja hobusega ja aiatraktoriga ja nii.
aga muidugi jah, päris maatöö kogemust ikka ei olnud, nii et see oli teatud risk ja üldse, kui ma nagu mõtlesin, et kui see asi ette võtta, et siis tuleks alguses kuskil natuke maailmas käia, ringi vaadata ja natuke asja õppida ja kogemusi saada. No mul õnnestus Soome minna ja seal ma nüüd olen juba pool aastat olnud, alul väike kool ja nüüd oleme lihtsalt taludes tööl aga päris ma ei jäta nüüd siin unarusse, nüüd homme, ülehomme ma loodan siin külvata. Täna ma siin kündsin, mul on kondi natuke haiget, kui Belarus väristab ja Piibli nimega uus talunik Elias Ilmar alles alustab ehitamist. Ja kuhu te siis nüüd elumaja kavatsete teha? Elumaja tuleb siia palkidest alla poole kohe, siia perve sisse. Kuidas see mõte tuli hakata siia talu tegema? Siin sai heinamaa, oli siin mitu aastat sai heina tehtud ja lihtsalt see koht hakkas meeldima. Ega te siis koha meeldivuse pärast ometi hakanud talumeheks? Just kõige rohkem koha meeldivuse pärast. Tõesti, jah? Seal kaugemal on mingi vundament juba valmis. See on nüüd loomalaut, otsa tuleb küün ja teist poole otsa see on Niku hoidla. Palju neid hooneid siia üldse kokku tuleb? Hooneid tuleb palju. Plaanis on kõik veski ja ait ja kõrvalhoone, tehnikakuur, sigala, laut, saun. Mitu maja te eluaja jooksul olete püsti pannud? See on kolmas. Kolmas maja? Kolmas maja. Kui ma oleks jõudnud ühegi ehitada. Mis kahel eelmisel linnamajal viga oli? No linnas see oli pisike. Ja nüüd, mis linna ääres on, seal ei ole maad jälle. Loomi peab pidama. Siin oli kunagi Somre Popsi talu. Peale kokku varisenud maa keldri ja nime pole midagi ega kedagi alles. Masinaajastu inimestena oleme ehk unustamas, et loodus oli hingestatud. Omad haldjad olid kõikjal, maas, vees, metsas, teel, kaevus. Ilmar pole talupärija ja ometi teeb ta oma uue kodu vana talukoha peale. Kas heade majavaimude kaitse alla? On see mingi alateadlik rahva edasikestmise allikas? Ma ei tea. Ka siin oli talu. Loodus ise säilitab kodupaiga. Ja sääraseid on Eestis valu tekitavalt palju. Siinseid sireleid nähes ei tea kunagi, kas need õitsevad täna või minevikus. Või on nad ainult igatsuspilt, mis paistab isegi teisele poole piiri ära? Kondi küla oli omal ajal 13 suitsu, praegu on siin 7 talu veel. Jaagu talu oli ka 50 hektari suur, nagu Sitküla talud kõik olid. Eripära on see, et Jaagu oli üks omapärase sellise suhtumisega talu, ka kõigi hirmsamatele nii agiteerimistele ja sundmestele ei astunud tema 49. aastal kuloosi. Tagajärg oli see, et Jaagule pandi esimese aasta 5000 rubla põllumajandusmaksu. Selle nad maksid ära. Järgmise aasta oli see juba 20 000, aga see käis neile üle jõu. Ja tulemus oli see, et müüdi ära talu kinnisvara. Ema suri sel ajal ära. Taluhoone siin lihtsalt ajaamas sõid ära varises sisse ja praegu on ainult jäänud korstna jalg. See on siin endine Oese küla ja perenime oli siin Tõnise. Siin oli kena majakene, aga nagu sõjajärge olid, perepoeg oli mobilisatsioonijaoline ja koos teiste küla noorte meestega hakkasid ennast metsas varjama, nagu metsavendade liikumine tol ajal oli. Kas 47. või 8. aastal nad saadi kätte ja muidugi mõisteti vangilaagrisse. 49. aastal küüditati nende vanemad. Säilunud on kuuseekk veel, varemed olid siin samas ja need varemed said lükatud sinna kiviunikusse. Ja nii oli selle talu saatus siis. Iga Eesti talu lugu on kui raamat.
kas tahame ja jõuame neid läbi lugeda, kes minevikku ei mäleta ja need teised sõnad? Noor rahvusriik viib läbi karge ja kategoorilise maareformi. 97% mõisasid võõrandatakse. Suur põllupidamine asendub väiksega. Baltisakslastest mõisnikud ähvardavad näljaga. Riik ei häbene tunnistada oma vaesust. Pudrumägesid ja piimajõgesid ei maksa oodata. Talupoeglik, peremehe keskne ideoloogia häälestatakse õigesse suunda. Elab ju 2/3 eestlastest ikka veel maal. Kriisiaastatest roomatakse läbi. Jah, algul elatakse kehvalt. Jah, töö tahab tappa. Jah, paljud loobuvad. Aga see on oma maatükk, oma kivi, oma puu, oma kraav, oma lehm ja lammas. Euroopalik ühistegevus saab jalad alla. 3200 kõikvõimalikku ühistut. Talupidamise kultuuri viljeldakse sügava tõsidusega. Uued põllukoolid, eriajakirjad, tõuaretus, moodsad masinad ja mis kõik veel. Eesti küla saab silnähtavalt uue jõukama näo. Aega on antud vaid 20 aastat. Leht paaritatud, ahtamas niitmas, Ristiku loogu üles panemas, Hao vedu, Timuti ja Ristiku vedu, Juha vedutab sööti. Öeldakse, et ühiskond, mis otsib ideaale minevikus, muutub jõuetuks. Vanaperenaine Helgi Habicht küll nii ei mõtle ja seepärast päästab ta selle looreha kolhoosi Vanaraua hunnikust. Kulub taas sündivale talule asja ette ära. Mõni aasta enne sõda 20-aastase tüdrukuna abiellus ta jõuka Solli talu hakkaja peremehega. Maailm siinsamas taluõues tundus lihtne ja turvaline. Punaste võimule tulek 1940. aastal ei suutnud otsekohe mõjutada iseseisvuse ajal kasvanud taluinimeste vaated lapselist lihtsameelsust. Inimlik õiglustunne ei lubanud ette kujutada tulevast massilist vägivalda. See oli käsitamatu, seda ei olnud kogetud, seda ei olnud võimalik uskuda. Ei ole tänavasta enam vaja mitte üks taim istutada, et kõik on valmis. Ja mees parandas karjakoplit, meil ei olnud siis, kari ei olnud nagu koplis käinud veel. Ja tema tuli karjakoplit parandavast ja ma mäletan ära veel, et niisugune nöör või midagi oli üle õla. Ja ütleb, et minul töö on kah korras. Ja see oli nagu ära sõnamine, et kõik on valmis ja astu teine hommikku minekut töö juurest. See on küll huvitav asi ka. See on siis 14. juunil? Jah, 14. juunil. Ja kodu on kõik normaalne, keegi mitte midagi ei tea. Ja mees ütleb, nüüd ma käin linnas ära. Ja nii pool piduste riietega, nagu tööriidet on, nagu käiakse jalgratta peale ja linna, sõitis linna. Nii et seda, mis järgmise ei aimatud? Ei, mitte sugugi. Ja mehe õde helistab, et Tõrva on rahvast tühjas veetud. Ja ütleb, ja ärni on ka kinni võetud. Solli ärnil oli oma talutootmisest tehtud koguni teaduslik uurimistöö. Kas mõistis sisse sõitnud politrukk, too võõras süsteem üle pea, mida tähendas edukas ja väärikas talupoeg? Nii et sel hommikul, kui ta läks, nägite teda viimast korda? Jah, viimast korda. Kui vana ta oli siis? 34. Aga parasjagu oli meil lehmalüpsi aeg. Sõidavad 2 sõiduautot maja ette. Ja tulin ise siis kodu, ma ise ei saanud ka nagu kohe arvu, aga nagu ma relvad ära nägin, siis ma vast mõistsin. Aga enne mitte midagi. See on nii imelik. Ja siis ütleks, et teil on tund aega, selle ases peate võtama kolid kokku ja rohkem ei tohi olla neid, kaasa võtta pagaasi ei tohi suurem olla kui 20 kilogrammi. Ja lehmalüps jäigi pooleli? Lehmalüps jäi pooleli. Ei saanudki lõpuni lüpsa. Helgi 2 väikese tüdruku ja veel sündimata poisiga jääb Siberisse 15 pikaks õudseks aastaks. 2 küüditamisaktsiooniga viiakse Siberisse teadupärast üle 30 000 inimese, seal hulgas üle 5000 lapse. Mitu külakoolitäit lapsi see teeks? Kaovad mitte ainult talud, vaid ka külad. Kurese küla on hääbunud vaikselt ja väärikalt.
vaid sirelid õitsevad oma soodu. Vahetevahel armastavad ajaloolased spekulatsioone teemal, mis oleks olnud, kui poleks olnud ja nii edasi. Siinse Soome ja omaaegse Eesti põllumajandust on ikka omavahel võrreldud ja eestlastel polnud toona veel põhjust häbenemiseks, nüüd küll. Teadaolevalt moodustati siin 100 000 uut talukohta pärast rasket talvesõda Nõukogude Liiduga, et toita, katta evakueerunud karjalapõgenikud ja rindemehed. Euroopas annab midagi sellist otsida. Sest saati on riigi tähelepanu põllupidamisel ehk liigagi suur olnud, kompensatsioonisüsteem liiga hea olnud. Ja ikkagi säärane oleks ka Eesti talu võinud olla. Kööran on siin Soomes õieti puhkuse teenistuses. Riiklik sotsiaalpoliitika näeb ette talumeestele peaaegu sundpuhkuse andmist. Nii et täisvastutusega asendaja. Kõigepealt ma saan näha, mis taludest tehakse, millised on nende probleemid, kuidas tööd tehakse, milline tehnika neil on. Ja sealt ma siis vaikselt panen omale kõrva taha ja mõne asjaga autokasti ja toon masinaid, sest meil ei ole ju neid kusagilt võtta. Talunike liidu kaudu ma olen ainult ühe järelkäru saanud. Ma vaatan Soome talusid, seal on päris suur talu ja teevad ainult mees ja naine selle töö ära. Tööjõud on kallis ja tehnika on võimas. Kas Soome riik on talupojad suhtes talupoja sõbralik? Talupojad ise ütlevad, et ei ole sõbralik. Milles see väljendub? Siin varem on loodud igasugu soodustusi põlluharijatele, nüüd neid soodustusi vähendatakse. Kas või niisugune lihtne asi, kui aretati karja, taheti säärast karja lehmal, et oleks rasvaprotsent kõrge. Nüüd on vastupidi, tahetakse, et rasvaprotsent madal oleks. Soomes on suured probleemid, kui tuleb Euroopa ühinemine, siis Soome põllumajandusel on see ränk hoop, kuna seal on tingimused raskemad, tootmiskulud suuremad, hinnad on kõrgemad, Lääne-Euroopas on need odavamad. Talupoeg Eestis ja talupoeg Soomes? Soome talupoeg on oma maad harinud juba siin mitmed sajandid ja ei ole mingit katkestust olnud. Eestis on nüüd 40 aastat nagu katkestus olnud ja sellega on lõhutud need suhted, inimese suhted maaga. Ja nüüd ega siis Eesti talupoeg ei jätaks iialgi maad harimata, see võib olla vahel ainult nii, et tal ei ole vahendeid, millega harida. Seepärast võib see olukord tekkida, aga vaevalt nüüd keegi endale maad siis ka nii palju kätte rabab, et ta ei tule toime. Aga Soomes on ületoodang ja siin jälle vastupidi tahetakse, et maalas puhkab, kuna ei ole kusagile panna neid toiduaineid nii palju. Kes siis ikkagi talupoeg on? Küllap ikka talupoeg on niisugune, nagu Soomes öeldakse, üritaja. Ta on oma peremees, tal on vabad käed tegutsemiseks. Eestis on veel eriti vabad käed, Soomes on juba piiratud talupoegade tegevus. Aga Eestis saad ju, nagu ma aru saan, mida rohkem sa omale loomi võtad või põldu harid, seda parem ja seda rohkem saad ka tulu. Soomes ei ole noortel näiteks võimalik üldse hakata talupojaks, kellel vanemate käest ei ole talu päritud ja tingimusi, need ei saa midagi üritada maal enam. Eesti talupoeg vist ikka siin veel konkureerima ei tule. Veel täna on tuhanded hektarid Eesti maast ja metsast pea kaotanud Vene sõjamasina tallata. Siin see miljardeid maksnud raketibaasi jäänused võtame üles kui omamoodi mälestusmärgi läbi kukkunud sotsiaalsele eksperimendile ja rehkendame omaette, et sellest militaarmooloki altarile paisatud rahast oleks jagunud kõikidele Eesti tänastele ja tulevastele taludele ja mine tea ehk veel Lätilegi. Ja pilt sovhoosimeeste poolt siia raketi angaari tassitud mineraalväetistest mõjub lahja leevendusena, et midagi on ikka tagasi kah saadud.
Hüperinflatsioon stardib alles ja ehitusmaterjalid on veel mõistusega haaratava hinnaga. Ilmar teeb sealaudagi silikaatkivist. Silikaatkivist ja loomalaud ka silikaatkivist. Ülejäänud läheb kõik puidust. Kas puitki odavam on? No nii kaua, kui teda praegu antakse oma metsast tasuta, siis aga kui see ka pannakse maksu alla, siis on krõske, siis jätad sinna paika kõik ja... Mõni rahvas laseb sead tänavale lahti, mine toida ennast ise. No ega tema on ka elus olend ju. Peab niisama olema soe ja siga tahab ju hästi sooja, siis ta kasvab. Ehituse peal pole abimehi näha, kas üksinda igav ei hakka? On ikka igav, miks ei ole. Aga kust seda abi võtad? Selleks oleks vaja kapitaali, aga tahtsin laenu saada, aga öeldi, et ei ole ja ei tea, kas saabki üldse. Aga milles asi oli? No öeldi, et raha ei ole, et kui nüüd valitsust antakse, kas sellest otstarbes üldse antakse või milleks seda antakse, ei teadnud mulle midagi öelda. Ja siis oleks kiiremini ehitused valmis saanud? No loomulikult siis oleks abi võtnud ja oleks kiiresti üles saanud. Elektrit pole ka veel siia veetud? Sügist saab 2 aastat täis juba, kui avalduse andsin. No ei pidanud jälle raha olema. Kekk pani transformaatori ära, nüüd on sealt Kekki suvilate juures siia tuua, 14 posti vahel. Ja see käib Kekil nii üle jõu või energia müügil, et ei jõua, jah? Ei jõua, jah. Aga mis siis nüüd saab, kui pime sügis jõuab kätte? Ehitus jääb ju pooleli? No jääbki pooleli. Mis talumeeste liit ütleb? No mulle seal öeldi ka, et raha ei ole ja... Inimene on väga üksi, see Eesti inimene. Kogu juhtimine ja asjaajamine on kandunud kaugel ning kõrgel asuvate juhtide ja erakondade kätte ning kuhu need rahvakord välja viivad või tahavad viia, täpselt küll ei tea. Ja kas nad isegi teavad? Ei usu. Homo sovetikuse kiindumust oma suurde ja laia kodumaasse mõõdeti kilomeetrites. Eestlane jääb ka selles oma ette. Pole ju temast vabatahtlikku väljarändajat õieti kunagi olnud. Need talud kasvavad põldudest välja kui lilleklumbid. Nii loomulik on nende paigutus meie oma kätega loodud maastikus, mille keskel seisab inimene. Me räägime põldudest, mida on haritud 2–4 tuhat aastat. Meie põliskülad on vanemad kui meie linnad. Ja eestlane linnastuski alles 100 aastat tagasi. Talupaiga valik oli seotud keeruliste rituaalidega. Maahaldjalt osteti välja koht. Majahaldjaga lepiti täpselt kokku ehituse algus. Sissekolimise päev oli väga oluline. Hajaasustus oli teadlik kaitsemehhanism tulekahjude, sõdade, katkude lõppude lõpuks loodushoiu seisukohalt. See, mille mõistmiseni on tänaseks jõudnud anglosaksi ja romaani kultuurid, on juba aastasadu olnud elav Põhjamaade talupoja kultuuris, kuhu ju meiegi kuulume. Kummeli ja köömne lõhn. No nii, astuge siia pool lagunenud majja sisse siis. 49. aasta küüditamispäeval tulid püssimehed hobustega siia. Oldi valmis halvimaks. Rauside peres kasvas 6 last. Aga ei, Siberi rong oli siiski selleks korraks läinud. Et kunagi seal oli meil tore söögituba siin. Kahjuks on ta nüüd lagastatud. Siia ehitati palju vaheseinu, tükeldati, nüüd need on maha võetud. 51. aasta talvel tahtis siia asunud kolhoosi esimees lahedamaid tingimusi. Pere tehti kulakuks ja 2 nädala jooksul tuli lahkuda. Ja see oli siis suurepärane saal. Samamoodi palju vaheseinu tehtud, tükeldatud väiksemateks ruumideks. Laemaalingud on kadunud, kroonlühter kadunud, toredad valged kahelkiviahjud on lõhutud. Hilisemal ajal oli siin haigla, siis tehti palatid. Osa vanu asju ma olen küla pealt nagu kätte saanud, üht-teist. Suurepärased uksed on tagasi ja üritan tulevikus nagu ennistada seda saali. Mis ime läbi selline peaaegu mõisahoone on meie ajani säilunud? Noh, esiteks ta on hästi ehitatud. Ilmselt tol ajal, kui palgid valiti, need praegu kõlisevad, kui seinu koputada.
vana see maja on? Umbes sajandi alguses, ütleme 1910 või nii umbes peaks olema ehitatud, nii et oma 80 aastat siis tuleb. Eesti-aegsete asundustalude loomine uudismaadel, mis algab 1935. aastal, pärast rasket majanduskriisi on läbimõeldud põllumajanduspoliitika heaks näiteks. Appi tulevad traktorid Asundusameti traktorijaamadest. Mõne aastaga on riigi kuludega loodud ligi 5000 uudismaa kohta, Peressaares, Leplaanes, Pillapalus üle 70 000 hektari. Eesti-aegsed uudismaa-asundused lähevad kolhoosi reservaatide loomise käigus enamikus nõndanimetatud perspektiivitute ääremaade kirja, see tähendab suretatakse välja. Endine sümpaatne külakool. Hääbuvad asundustalud ostetakse ära linnameestest suvitajate poolt. Eestis on võsastunud või metsa kasvanud vaata et 1 000 000 hektarit endisi põlde. Katusest pea kohal polnud Rabatalu Antsul veel lõhnagi, kui paar aastat tagasi see filmilõik üles võetud sai. Ja ikkagi asutakse vanale talu südamele, kuigi alles polnud midagi. Endise kaevugi leiab Ants Jumala juhuslikult. Tänane päev. Talust hakkab talu saama. Ehk on peremees Antsul habemes halli rohkem. Loomad laudas, traktor õues, elatakse esialgu söödaköögis. Aju loputatud nõukogude inimese õpitud abitus osutub vaid osalt tõeks. Ühtäkki on Eesti metsad ja maad täis hakkajaid mehi. Küllap ka avantüriste, kuis muidu. Talude taastamise suurim voorus ja suurim nõrkus minu arvates on see, et asi läks käima instinktide tasemel. Kõik on äkki ehitajad, nohisevad oma ette ja teevad. Kas tuhablokid jäävadki tänase päeva talu arhitektuuri märkideks? Siin-seal ehitatakse suisa valesti. Päris ehitusmeeste artellid on veel sündimata. Me lahkume vankuvatel jalgadel barakist, kus meilt oli võetud inimese põhiõigus. Õigus otsustada ja oma otsuse eest ka vastutust kanda. Oleme ikka veel niivõrd ametis iseendaga, et ei märkagi maailma, mis meie ümber on vahepeal muutunud. Raini talu hüütakse selle kena Männi järgi Männisalu taluks, kuigi poolenisti on valmis vaid laut ja küün. Aga ehitustööd siin paistavad sel suvel küll venima jäävat. Ja juba kostab hädakisa. Talud jätavad meid nälga. Mäletate, sama laul oli Balti-Saksa mõisnikel pärast esimest maareformi. Eesti Panga direktor ei luba laene minitaludele, nagu nii lähevad nad pankrotti. Taevas appi, talud ju alles sünnivad. Suurtalud tulevad ju pärast väiketalusid. Isegi Henry Ford autokuningas alustas kuuri lobutikust. Kui see ei ole psühhoterror, olen mina Rootsi kuningas. Aga hein kasvab oma soodu, küsimata maareformist või pangalaenust. Kolhoosi sofoosipäevil enam-vähem kaasaegset tehnoloogiat maitsnud maamehena ei minda ju nüüd tagasi vanaisade aegsele käsitsi koristusele. Kogu tehnikaparki igal algajal talunikul muidugi pole. Siin ta nüüd on. Loog maas, 2 päeva järjepanu sadanud. Mis saab? Peab lootma, millal ilm ilusaks läheb. Ja siis saab ta kätte ka siit. Põllul ju lage pole. Jäädki lootma. Kuidas edasi? Esiteks on heinakoristustehnika puudumine, kaarutajat ei ole ja heinapressi ei ole. Ja see on küllaltki suur maa siin ja seda päris käsitsi ei korista. Eks need tükke ole mujal ka, sealt sai käsitsi korjatud ära, ilma pressita. Kas oma külameeste masinaühistu poleks õigem ja vettpidavam ettevõtmine? No praktiliselt siin päris sellist ühisust ei ole, aga naabrimehelt saab ikka laenata, aga harva on ilusat ilma ja siis tavaliselt naabrimeest teeb ise. Äkki sa hindasid ennast üle? Äkki on piimakari juba liiga suur? Ei ole. Ja kui tõesti muud moodi ei saa, siis peab ta lihtsalt käsitsi ära koristama. Üks asi on see, et vanasti oli talu pere oli mitu korda suurem. Seal olid teenijad ja sulased, aga praegu oleme meie
no põhiliselt kolmekesi oleme siin, noh isegi kahekesi, sest et isa on mul riigitöö peal ka veel poole kohaga. Lihtsalt ei tule midagi välja. Aga praegu pead kõik ise otsima, varustamist küsimustega tegelema, siis on veel loomad talitada, siis on heinad teha ja muidugi nõukogude tehnikat remontida, see on nii vilets, et sellest ei saa asja ka. Nii et remondirõõmu mõttes ei erine talumees sovhoosi traktoristist suurt midagi. Miks sa siis hakkasid talu tegema, kui töörõõmu jääb nii vähe, kui kõik on nii pahasti? Kui su järglane pole niisama hoolas ega tappa end tööga, soostuvad põllud uuesti, niitudele kasvab võsastik ja su mets variseb ning paljastab jälle alasti pae. See ongi meie nuhtluseks, et ükski vaev ei vii lõplikult sihile, nagu ükski põld pole lõplikult haritud. Kõik saavutused on vaid ajutised, vaev üürike, hool tänaseks. Ja meie pilk ei tohi iialgi küündida homsesse. Ja maa, millele lähenesid nagu naljatades, paaril korral kõplaga kohendades, muutub nõudlikuks nagu kade armuke, hetkekski sind vabastamata. Iga mullaraas hüüab väetamise, niisutamise, kohendamise järele ning põõsas või puu, mille oled istutanud, muutub elavaks ja vaatab nagu laps sulle nõudlikult otsa, et sa ruttaksid teda abistama. Ja nii muutub maa isand oma maa orjaks, aga kõik teistsugused jutud on lausa valed ja rumalalt seatud. Kummeli ja köömne lõhn. Kui mul on maja ja põllumaad käes, küll ma siis olen üks õige mees, ütleb puhtas eesti keeles Friedrich Gustav Arvelius, Tallinna gümnaasiumi professor aastal 1790. Täna õhtul, 201 aastat hiljem, paneb see mõttesalm ehk väikse Kristjani Kepslemagi, teisalt elumaja tuleb veel oodata ja põllumaadki alles välja ostmata. Ega see hea heinalõhn nii jää peal. Kivisalu Endli sünnikodu on Põlistalu. Tema suguvõsa on siin asunud üle 250 aasta järjest. Läbi ja lõhki tõeline maamees, edasi kolhoosi kauaaegne maaparandaja. Vana taluhoone kõrvale Koplisse sai just enne pensionile minekut valmis uus elumaja. Kas põlistalunik jälle uus talunikuks ka hakkab? Tead, see on, räägitakse, et oraval on puu otsa ronimine veres ja et ma olen talus sündinud, ka minul on talu veres. Ja ma kahe käega ja olen selle poolt, aga lihtsalt reaalne mõtlemine praegu takistavad mul seda sammu astumast, sest mul ei ole ju midagi muud kui tahtmine. Olgugi, et mul on ka veel palju rohkem, kui on paljudel teistel on taluvõtjad, kel ei ole hooneidki veel. Mul on siis ka nad kõik olemas. Aga et harida põldu ja seda tehnika, see mul kõik puudub. Et siin peab natikene tasakaalukamalt käituma. Ma kardan, et palju on seal põhjendamatut julgust ka. Sest talu ei ole ikkagi ainult ju see, et kõik on seal ja talu ei salli narvimast. Ma tean, kui palju on seal ka muret ja raskusi ja paljus peab loobuma ja ma usun, et päris lapsepõlves ikka talu töö vähemalt sel ajal, kui mina kasvasin oma, et needus oli ju. Et kurat, pean mina nüüd siin orjama siis või edasi. Aga omitada aastate pikku, ta lihtsalt imbub sinusse ja ta on saanud nii omaseks, et nüüd sa ei saa sellest lahti enam. Kuidas sinu pere suhtub talu tegemisse? Ei, ära ei ole nad laitnud seda küll, aga ega nad nii aktiivselt mulle ei ole ja seda peale käinud ka ja eks ma olen need isegi maha jahutanud oma kahe vahel olekuga ja eks minu iga on ikka juba iga, kus peremeheks ehk ei hakata. Aga võib-olla on see põhjus ka meie majandi suhtumises üldse praegu taludesse.
need asjad ja muidugi majad, see on kogu minu elu olnud. Ja praegu sõites mida majanditkade vahest, nii on ju meenutada, et siin oli enne Võsa järg ja Kivimöll ja Vesine ja et ka minu osa on siia nüüd pandud ja mis siin nüüd praegu on. Aga ikkagi ma olen nende noorte hakkajate poiste poolt. Aga kui julgelt peale, proovigu, teatud protsent langeb sealt kahtlemata välja. Eesoot saab ikka metsik töö. Ja millal need hullud seal Vargamäel puhkasid? Oli ju nendegi elu üks otsatu mure talu pärast ja otsatu rabelemine. Kõik talu nimel. Aga mis on talu? On talu üks kobar maju. Elumaja, laut ja ait ja saun ja küün ja kuurialune. On taluda loomad ja masinad, lehmad, lambad, kanad, adrad ja traktorid. Või on taluda inimesed, mees ja naine ja lapsed ja teenjarahvas. Ühestki toimetusest ei pääse ka siis mitte, kui ratsanikud ilmutuse raamatus seisaksid künnisel. Võib-olla, et kui siin hästi igistad, et siis seal ülevel saad kergemat elu. Pagan teab seda, võib-olla saab nii. Siis on ta õige. Aga kui selle lühikese eluea jooksul pead nii palju vaeva nägema, kui mina peaks nüüd talu võtma, see on juba 2 korda talu tegemine või talus olemine, siis mina ei usu, et sellepärast mina seal üleval kergemat elu saan. Põline talupoeg ja suur isemõtleja. Edasi kolhoosi eks-peagronoom värske pensionär Arnold Erm. Ja edasi kolhoos, korras maad, kõrged saagid, head karjad, 5-päevane töönädal, välja ehitatud keskus, kus vaid kirik ja surnuaed puuduvad ja uskuge mind, see ei ole tellitud Hosianna. Kas majandi nii hea saatus ja käekäik ei ole seletatav ka sellega, et Arno Erm käsitles teda kui oma suurt Eesti talu, oli selle peremees? Me tõesti suhtusime sellesse nii kui omasse, sest et see oli ju meie kodumajand, meie kodupaik, meie töökoht, meie teenistus, meie elu. Ja ma ei kujuta ettegi, et seda kuidagi teisiti oleks sellesse saanud suhtuda. Praegu on niisugune vibamise tuikumise aeg, ei tea mida teha, kas teha või mitte teha. Ega üks saab ju aru, et kauas seda majandit siis on või mis siis ikka nüüd edasi saab. Siin ei ole neid palju, kes talu peale vaatavad igatsedes, mis nendest saab. Aga vaata, me peame oskama nüüd sellest situatsioonist valutult välja tulla. Me peame oskama niimoodi välja tulla sellest, et see töö, mis nüüd tehtud on siin see 40 aastat, et seda oskuslikult kasutada ja seda tulevasele niisugusele majandussüsteemile annaks midagi kaasa, lisaks. Mitte, et me murrame selle täiesti maha ja hakkame uut ehitama. Aga kuidas see peaks teie arust praegu olema? Vaata, kui mina oskaks oma arust seda öelda, siis ma oleks seda ammu välja öelnud, aga ega minu pea ka seda ei võta. Ma tean, et mujal maailmas, kui midagi ette võetakse, siis tehakse teaduslikud uurimistööd. Järeldused. Ei ole keegi käinud majandis veel. Aga põllumajandus on nii, kui sa ikka mõne aasta lased kuidagi minna, siis seda 10 aastaga tasa enam ei tee. Verevaeseid Pihkva oblastlikke kolhoos Eestis peaaegu ei tekkinud. Nüüd aga, kui siin hakkasid talude taastamise tuuled puhuma, varises tubli pool meie majanditest kolinal kokku 1,5 aasta jooksul. Vaat ongi, meie Eesti rahvas on nii uhke olnud, et praegu tulevad juba 3. varemed. Mõisad me hävitasime ära, talud meil hävitati ära, jäid järgi varemed. Praegu, kui see asi nii edasi läheb, jäävad 3. mõisavaremed või majandivaremed. Teisalt, kas see sama allakäiguprotsess ise automaatselt ei tõesta, et seda tüüpi kollektiivne majapidamine eestlase jaoks on midagi väga valet? Kas ei tuleks käsitleda Eesti talu mitte kui tootmisüksust, nagu me käsitleme, ütleme, suurt edasikolhoosi, vaid kui enne kõike Eesti maa
rahva kodu. No kui soovite, siis rahvuskultuuri või eestluse viimast kantsi linnad on nagu nii kolonistide käes. Siin ei ole mingit propagandat taludele vaja teha, vaid kui on tingimused olemas, kes tahavad, kõik hakkavad talu pidama. See on ju päris selge. Ja see ei olegi ju see õige talu mõte. Et võtta sealt, mis võtta annab. Aga minu arvates talu mõte on ikka niisugune, et lood omal ikka niisuguse miljöö peab ikka silmas pidama ka seda esteetikat, mis annab elule mõtte. Ega ränk töö ja suur raha ei anna üksi elule mõtet. Pagana täpselt öeldud. 25 aastat kõnnin ma sellest majast mööda. Ei põõsast, ei puud, ei lillepeenart, ei iluaeda. Siin elab moonakas. Totaalne kollektivism hävitab talupoja individuaalsuse, lahutab ta tootmisvahenditest nii maast kui ajudest, ütlevad filosoofid ehk eesti keeles mõisaköislas lohiseb. Sellistest hallidest karpidest tulevad nihestatud, orjameelsed inimesed. Maakooli õpetajad nii ütlevadki, Kivimaja laps. Peaksin ma neile kaasa tundma. Laus melioratsiooni ja maade massiivistamise, kultuuristamise käigus kadus palju talusid, kodusid. Nüüd paneme neile mälestuskivisid nagu headele majavaimudele. Mäe, Naerismaa, Uudika, Mägedi, Valgumaa, Liivaaugu, Tänava. Ring on täis. Uus talu tuleb uute inimestega. Ajalugu kipub kahtlemata ennast kordama. Just nagu inimestel pole ajaloolgi erilist valikut. Ajalugu elab inimeses, inimene ongi ajalugu. Ilmar unistab Tehisjärvest. Jaani õhtul peabki unistama. Et laseks ülemaante järvest vee oma kaasiku taha. Et see järv ei ole kaugel ja et see pinnas on, minu arust paistab, et ta on enam-vähem loodis. On vaja lihtsalt loodida ära ja palju toru ei lähe, et toruga ära ühendada. Ja. Maa sisse paned toru. Jaa. Äkki jookseb teine järv tühjaks. Tuleb nagu Ülemiste Tallinnale kaela. No, see suputab ju siin midagi ära, see saab ju kraan ette teha. Ja. Siis sa peaksid õieti kalad ka sisse laskma. No, tiiki kindlasti sisse. No missugused kalad siia tuleksid siis? No, karpkala ja kogret ja just asjad. Kas neid keegi siit välja püüda ka tohib? See tuleb sul ju siis nagu erajärv, privaatjärv ikkagi. No sõber külla tuleb ikka. Saab saun köötud ja kala ka. No sul ei ole veel elumajagi, saunast rääkimata. No saun saab ennem kui elumaja, elumaja saab kõige viimases järgus. Mis pärast sa nõndamoodi oled sättinud? No kõige enne on vaja hakata tootma, et raha saada. Ja siis vaata, mis saab. Ja elumaja see võtab aega. Elumaja on kavas ehitada palkidest. Kus sa siis alguses elama hakkad? Samuti kõrvalhoones. Saunas? No saun tuleb hiljem. Millal see tiik tehakse ja midagi kuskilt näed, abi ei tule. Isegi elektrit ei saa. Kas on siis mõtet siin rahmeldada? No mitu korda on juba plaani peetudki. Abikaasad ka, et sinna paika kõik jätta. Ja aga ikka jälle hommiku tuled üles ja puhand nagu ja läheb jälle uue hooga lahti. Julged edasi unistada? No ikka, unistama peab. Sul oli unistus ka tuuleveskist. Kuhu see tuleb? No ikka kuskile kingu otsa või siis tuult ju jätkub. Aga üldiselt tuulikud on ilusad. Vähemalt mul on plaanis ehitada mängutuulik kindlasti. Ma olen palju kohti peal näinud, on maru ilus aiast. Siinsel Võrumaa talul on paisjärv juba olemas ja kaladki vist sees. Taluperemees Rein Talmet on Võru talupidajate liidu esimees. Teadupärast olid võrokesed just esimesed talude taastajad Eestis. Nüüdseks 3 aasta möödudes üle 1400 talu ja tasapisi tuleb juurde, aga kergelt nad ei sünni. Takistusi on muidugi hästi palju on, aga üks ilmsemalt põhisemaid on ikkagi see, et meil ei ole tehnikat. Ja võib-olla siit tuleb nüüd üks teine lugu veel välja. Meie inimesed ei ole harjunud kuidagi nagu omavahel. Noh, see on võib-olla isegi rumalast öeldud, aga nad ei ole harjunud omavahel hästi läbi saama.
iga mees tahab saada ikka oma tehnikat, tähendab, ta ei taha kuidagi teisega, võib-olla ma ütlen valesti, aga siiski ta ikka on nii. Me oleme sellepärast rumalad, me raiskame rumalasti raha, meil peab olema kõik oma, aga me võiks saada sõbralikult läbi siin 2-3 naabrit omavahel. Ühel on üks masin, teisel teine masin ja teeme ikkagi sellised valusamad tööd ikkagi ära niimoodi, et aitame üksteist. Kas te inventuuri olete teinud, mis teil vaja on? Seda on praegu näiteks, kui me saaksime traktoreid 400-500 masinat korraga, me ostaks nad kohe ära. Siia Võrumaale? Jaa, Võrumaa talumeestele kohe ostaks ära. Igihaljas lugu, ikka veel ei taha linn teada, mis maal vaja. Rein Talmet võtab käe kõrvale Eesti masinatehaste direktorid ja insenerid ning toob nad Võrru. Siis tuli välja, et juba 3 aastat tagasi Eesti tööstus tahtis saada seda nimekirja, mis talule vaja on tehnikat ja nad ei olnud seda saanud. See on 88. aastal. Ja nüüd nad said selle meie nimekirja ja kuna ma neid seal natukene provotseerisin sellega, et näete, et meil on Võrumaal mees, kes on sellest nimekirjast üle poole järgi teinud, et tulge Võrumaale ja vaadake, eks ole, ma viin selle mehe juurde, ma viisin nad sinna. Eesti külasepp ei ole kunagi kirbu rautamisega aega raisanud, tal tähtsamatki teha. Enno Onoper on Siberist läbi käinud maamees, kes tööstuse mehed põlvili paneb. Ja muidugi mõnel määral neid šokeeris ka see, et nende tegemise juures ei ole vaja tohutu konstruktorite büroosid, sest on vaja mõtet, eks ole. Ainult. Mis siis nüüd tööstusjuhte lõpuks liikuma pani? Mulle tundub niimoodi, et see mõningane näljatunne, mis tekkis, sest kui kuram süüa ei ole, ega siis ei ole enam üldse midagi teha. Ja nad tabasid selle asja ära. Nad taipasid, et enam liidustehnikat ei tule, talumeestehnikat ei saa, tal ei ole millegi toota. Aga me ise ennast toidame ära. Meil ei ole probleem, meie nälga maal ei jää. Aga linnamees jääb nälga. Ikka veel käsumajanduses sipleva tööstuse veskid jahvatavad aeglaselt, kui aeglaselt. Kuni Eesti tööstus kukalt kratsib, et missuguseid masinaid teha ja kas see ikka rentaabel on, ruttavad appi Soome talupojad. Põllutööriistad, mis siia Nõmme talu õuele maha tõstetakse, see on ühe valla heast südamest tulnud abi. Eks ta üks talumehe enesetundele räbalalt mõjuv värk on, et nagu valla vaestele või nii. Eriti kui loed Soome lehest kuulutust, anda ära masin Prügimäele veoks või Eestisse viimiseks. Senikaua aga jätkub kõikidele Eesti onoperidele tööd. Mingem rahumeeli mööda 500-aastasest ordulossist ja peatugem viljapõllu ees, mida on üle 2000 aasta lakkamatult haritud. Tehkem sellest üks kena pilt. Selles on suurem ajalugu, sest selles elab nii minevik kui ka tulevik. Sotsialistliku õndsuse pikad aastad, milles elasime, on juba minevik. Nüüd tuleb ainult enesele loota. Rain teab muidugi Soome moodsatest digitaalautomaatikaga viljakuivatitest ja ometi teeks ohekatku mõisahärra suured silmad. Näeks ta uustalunikke tema 90-aastasest tarekuivatis remonti tegemas. Paar naabritalu peremeest panid käed pead kokku ja vähemalt selle sügise vili peab siin kuivaks saama. Aga maareformi seadust pole ikka veel. Tässä on vielä ehkä vähän raaka tää jyvä. Ei ihan viimeinen hetki vielä ole puirat. Saa hetken odottaa. Että saa vielä viikon lopulla. Saa vielä viikon lopulla. No ikävä kyllä, että itse ei pääse puimaan, kun puimaan vielä Lahten Pohjankaalla rannalla. Ikävä kyllä, että on mennyt lakoon, mutta vaikka oli Suomesta tuotu siemenet ja Suomen kylvökoneella tehty. Naabrimehed on ikka vastastikku viljapõlde katsumas käinud ja saaki mõistatanud. Viljo Koskelal on üle lahe Soomes suur talu, korras põllud, moodne kuivati. See on võtnud 25 pikka aastat. Ilmeisesti mä sen laivakuivuri ensin säilytän, mutta tänne puolta mä haluan tehdä semmoisen siilo. Elevaattoritorniin sitten, se voi tehdä puusta niin korkeamman. Ja myös kaatosuppilos on täytyy laittaa paremmin, tämä mikä kipataan. Millal kööran siin vidrikul ükskord mäele jõuab. Kaera koristamine, veskil, sõnnikuvedu, sõnnikumaakünd,
rukkivedu, vallavooris, turul põrsaid müümas, odra koristamine, kaera ja nisu. Teist aastat odra koristus oma põllult. Raini-isa Mart saab sofoosilt rendile vana kombaini, mitme pere peale muidugi, lootusesse ära osta, et oleks nagu omamoodi masinaühistu. Juba Aristoteles teadis, poliitikasse süvenemata riskeerime sellega, et meid juhivad hullud. Augusti Putš Moskvas toob Eestissegi võõraid sõjamasinaid ja segaduses soldateid juurde. TV-mast Tallinnas võetakse igatahes üle, saatja töötab edasi, ohvreid välditakse. Adraots peos ja pussnuga hammaste vahel nõnda ajad elus oma vagu, kui vingerdi-vängerdisega ei käiks. Nõukogude liit osutub ikkagi savijalgadel kolossiks ja hakkab tänasest lagunema. Eesti kuulutab ennast taas iseseisvaks ja ennäe, seda tunnustatakse ka Moskvas. Paljudes meist tekib illusioon, nagu oleks Eesti juba valmis. Mart, tunnista nüüd ausalt, millal sa viimati magasid? Seda peab nüüd arvestama. No üks 35 tundi on küll sest möödas vist, kui ma viimati silma kinni sain. Mis sa arvad, kaua üks talumees niimoodi vastu peab? No ega nüüd niisuguse tempoga küll vist kaua ei pea. Siin peab ikka mingi lahendus tulema. On's mõtet niimoodi rabelda? No ma usun, et mõte ikka on. Sest põllumehe töö on ikka niisugune töö, mis tuleb lihtsalt ära teha. Küsimata, kas sa nüüd saad sellest õiget tasu. Niimoodi oleme me siia Eesti maa peale sattunud ja näed, me peame rügama. Põuasel lõikuskuul 39. aastal kirjutati alla MRP leping. Just sel päeval katkes midagi olemuslikku Eesti rahva edasikestmiseks. Üks Euroopa väikerahvas on paisatud oma sotsiaalses arengus enam kui pool sajandit tagasi. Ja tulevik ei ole säärane, nagu ta oli minevikus. Kõige selle hakatuseks palume heisata Eesti Vabariigi lipu. Meie Kristjanist saab täna koolipoiss. Kas saavad kõik meie külakoolid lapsi täis? Siin taas avatud koolis on õppinud ka Kristjani isa ja vanaema. Oma paarkümmend aastat tagasi suleti paljud külakoolid, et ebarentaablid. Ja Ohekatku koolimajast saab nüüd talu. Mida toob tulevik? Mis on kõige ilusam asi, see kõige ilusam asi. Mina võin ütelda, kuid ma ei vastuta, et tean seda ainust ja mis ilus on kõige. Ja Tallinnas saadakse lõpuks maha maareformi seadusega. Euroopa on käeulatuses, elame aga mingites rööbiti kulgevates maailmades. Mida rohkem vabadust, seda vähem võrdsust, irvitab filosoof ja Ilmari ehitusplatsil pole ikka veel elektrit. Kööran ostab endale siit Soomest pruugitud kombaini.
masin kui lunastus. Helgitädi Solli vanatalu läheb lastelastele, kui nad riskivad linnast tulla. Kui Rain ei saa kaasaegset piimajahutit, jookseb tema piimandustalu kusagil kinni. Masin nii lunastus kui needus. Teisest küljest, kas maailma saab päästa ainult vahendite ja abinõudega? Äkki vajame hoopis uut mõttelaadi? Hollandi prints Klaus mõtiskleb. Ehk ei tohigi Euroopa oma eesmärgina tulevikus näha põllumajanduse efektiivsust, vaid peab orienteeruma keskkonnakaitsele, loodushoiule. Aga siin stoppab ehitus endiselt. Me oleme ehitanud põhiliselt novembrikuus, siis on muidugi ilmad külmad, külm on ja vihma sajab ja vahest ka lund. Ei ole kuigi mugav, aga ei ole pääsu ka. Peab külmadega ehitama. Eelmine aasta olime enne jõule. Panime veel katust ja tegime loomadele sõimesid ja valasime lauta. Enne jõule saime loomad sisse. Kas tervis peab vastu sellise külmaga müüri peal olla? No praegu veel peab. Möödunud aastal ma mäletan, oli sul neeru põletik. Kas kõhe ei ole natuke? Teinekord tuleb küll mõte pähe, et ei tea, mis edasi saab. Ja säärane aastaring kordub ju jälle. Kindlasti kordub, aga keegi peab seda tööd ka tegema. 3. käsk oli piiblis pühitse pühapäeva. Millal sa viimati pühapäeva pühitsesid? Ei mäleta. Millal sa viimati Viljaveskit televiisoris vaatasid? Oi ka ei mäleta. Millal sa raadios viimati kuulasid talu nõuannet? See oli hiljuti paar päeva tagasi vist. Millal sa viimati kirikus käisid? See oli ka üle aasta tagasi juba. Kas ülejäänud ühiskond vajab sellist eneseohverdust? Ma ei tea. Ees ootab tusameele talv. Sajandi vahetuseni jääb 9 aastat. Oleks, et keegi tuleks ja sedasi teeks, et vesi jääks edasi veeks, jää jääks jääks ja tuleleek leegi tuleks ning et aegade kestes inimene inimestes otsa ei saaks.